24. kiri. Kas kõik mittekristlased lähevad põrgusse? 4. aprill 1991. Kallis Kreeg, sinu lähenemine teiste religioonide pühade raamatute uurimisele on minu jaoks loogiline, aga see on nii tõenäoliselt vaid sellepärast, et ma olen lääne inimene ja piibliga tuttav. Seega, Kreeg, pole ma sinu vastusega veel rahul. Minu küsimuse alge on vist selles, et ükskõik kui mõistlik piiblisse kui jumala sõnasse uskumine ka meie jaoks ei oleks, jäävad inimesed ikkagi uskuma teistesse raamatutesse, mis on osa nende kasvatusest ja kultuurist. Kas siis sinu arvates tähendab, et need inimesed ei saa päästetud? Kas nii mitte ei arva kõik uuesti sündinud inimesed? Ja kas ei tähenda see, et need õnnetud inimesed, kes moodustavad enamiku maailma elanikkonnast, saadab sinu kõiki armastav Jumal põrgusse? Aga kuidas saab nii olla, kui nendel endil polnud mingit pistmist sellega, millal nad sündisid, kus nad sündisid, millisesse kultuuri nad sündisid ja isegi kellena nad sündisid? Kuigi just sellistest teguritest sõltub taevasse või põrgusse minemine. Need on tegurid, mis määravad inimese elu filosoofia. Ükskõik, kui palju vaba tahet meil tegelikult olla võib, toimib see piirides, mille seavad need tegurid. Nii ei olegi siis tegelikult inimese elu filosoofia ja pääsmine nii-öelda vabalt valitav. Ma olen jälle vist pahane Jumala õigluse peale. Kui juhuslikku kurjust siin maailmas on raske tunnistada, siis juhuslikku kurjust igavikus on absoluutselt võimatu tunnistada. Kuidas saab inimene minna põrgusse juhuse pärast? Kus ta parasjagu sündima juhtus? Kuidas saab olla vaid üks õige tee Jumala juurde, kui on nii vähe neid, kellel on võimalus sellest ühest teest teada saada? Kuidas saavad paganlikud lapsed minna põrgusse vaid seepärast, et nad ei sündinud kristlikus kodus? Olles täiesti aus, Kreeg, on minu arvates kristlik õpetus põrgust ja uskumus, et kõik uskmatud sinna lähevad, kõige naeruväärsem külg kogu usu juures. Võib-olla suudad sa seda mulle veidi selgemaks teha. Alati armastuses, Isa. 27. aprill 1991. Kallis isa, sa tõesti ei tee seda minu jaoks kergeks. Ega ju, isa? Miks ei või sa lihtsalt tunda, kuidas püha vaim sulle räägib, et kristlus on tõsi ja siis lihtsalt pöörduda? Ma niisama. Tegelikult ma imetlen sinu uudishimu ja naudin meie väljakutseid esitavat arutlust. Nüüd oled sa taas esitanud ühe väga hea ja eriti keerulise teoloogilise küsimuse. Ja ma pean sulle kohe ütlema, et selle küsimuse üle vaieldakse päris palju, isegi evangeelsete koguduste seas. Kui sa otsid selles küsimuses absoluutset kindlust, siis saad sa tõenäoliselt pettumuse osaliseks. Nagu ma olen mitu korda öelnud, liigun ma teadaolevate asjade poolt teadmata asjade suunas, selgelt häguse poole. Mis juhtub kõigiga, kes surevad ilma Kristuseta, on hägune. Ma püüan lahenduse poole liikuda alustades selgest. Seda tehes, isa, avastan ma 5 põhimõtet, mis minu arvamust selles küsimuses mõjutavad. Esiteks, kui mul on piisavad põhjused uskumaks piiblit kui Jumala sõna, Jeesuse isikut, täide läinud profeteeringuid, isiklikku kogemust ja nii edasi, siis tuleb mul kõigepealt tunnistada,
et selles ilmutuses võib olla õpetusi, mis minu mõistusest üle käivad. Selline ilmutus peaks mingil määral olema minu jaoks paradoksaalne. Kui ma mõistaksin kõike selles valguses, mida ma juba usun, siis võin ma kahtlustada, et tegu on rangelt inimliku tekstiga ja mitte jumalikuga. Oluline, isa, on mõista, et reaalsus on kõvasti keerulisem ja mitmetahulisem, kui meie ette suudame kujutada. Ehk on olemas miljardeid tegureid, millega Jumal meiega suhtlemisel arvestab, kuid millest meil pole õrna aimugi. Tuleta meelde analoogia perekonnast Normandia ranniku majakeses pommitamise ja tulistamise risttules, mida ma varem kasutasin. Ja kuna meie nägemus reaalsusest on nii uskumatult lühinägelik, siis tuleb meil vahel lihtsalt usaldada, et Jumal teeb, mis tark ja õige, kuigi meie ei pruugi näha, kuidas tema tegevus tark ja õige võib olla. Kui inimesed lähevad põrgusse, kes meie arvates sinna ei kuulu, siis võib see tuleneda meie veidikene piiratumast perspektiivist võrreldes Jumalaga. Teiseks, ma olen täiesti kindel, et Jumal on ilmutatud Jeesuses Kristuses. Miski pole kesksem Uues Testamendis kui see asjaolu. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Johannese 14, 9 ja 10. Siin pean ma toimima nagu Jumala vihavainu teema puhul Vanas Testamendis. Kui on midagi, mis minu arvates ei lähe kokku Jumala ilmutusega Kristuses, siis tuleb mul lihtsalt oma arvamus selleks korraks kõrvale lükata. Jumal võib tõesti vahel paista kättemaksuhimuline ja täis viha. Mitte kuskil nii selgelt kui just põrgu küsimuses. Seda kutsus Luter Jumala vasakuks käeks. Seda Jumala mõistatuslikku külge Luter ei mõistnud. Kuid mida Luter mõistis, oli see, mida võib öelda iga usklik täies veendumuses. Mul pole muud Jumalat kui sina, kes sa sündisid sõimes ja surid ristil. Ükskõik millisena Jumal vahel ka ei paistaks, ei või ta olla muud kui Jumal Jeesuses Kristuses. Selles olen ma kindel, kuigi mul tuleb vahel oma arvamused nii-öelda tema paistmisest kõrvale lükata. Kolmas põhimõte, milles ma kindel olen, on päästmise puudumine väljaspool Jeesust Kristust. Seegi on Uuest Testamendist kristallselge. Keegi ei saa Jumala juurde muidu kui poja kaudu. See on Uut Testamenti läbiv teema, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Apostlite teod 4.12. Patused lepitatakse Jumalaga vaid läbi Jeesuse Kristuse ohvri. Nad ei saa ennast ise lepitada. Kui keegi on päästetud, siis on see toimunud läbi Jeesuse Kristuse. On veel 4. tõde piiblis, milles ma veendunud olen. On inimesi, kes teadlikult või isiklikult Jeesus Kristust ei tundnud, kuid kes siiski päästetud said. Me teame Vana Testamendi pühakutest, kes kindlasti taevas on ja piibel vihjab seda ka mõne muu inimese kohta, kes polnud isegi iisraellased. Näiteks Noa, Hiob ja Melkisedek. Kuidas võivad nemad taevasse saada, kui igaüks pääseb Jumala juurde läbi Jeesuse Kristuse? Kuidas saab see nii olla, kui Noa, Hiob ja Melkisedek olid armu vajavad patused nagu iga teine inimene? Ainus lahendus, isa, mida ma näen, on, et Kristuse ohver hõlmab rohkemaid kui Kristuse ohvrit teadlikult tunnistajaid. Kui Vana Testamendi rahvaid, juute ja paganaid
sai lepitada Jumalaga, siis saab see olla vaid sellepärast, et Jumal pani päästja vere kehtima ka nende jaoks, kuna nemad ei teadnud Kristuse ohvrist neist sõltumatutel põhjustel. Läbi Kristuse minemine ei saa seega olla sama, mis uskumine Kristusesse. Tõenäoliselt on inimesi, kelle jaoks kehtib Jeesuse veri, kuid kes ise temast teadlikudki pole. Ma arvan, et see kehtib ka väikeste laste puhul, kes surevad, vaimse puudega inimeste puhul ja teiste puhul, kes nendest sõltumatutel põhjustel Jeesust tunda ei saa. Jumal mõistab inimeste üle kohut nende südamete järgi, tõevalguse järgi, millele nad ükskord pidid vastama, ja usu järgi, mis oli või ei olnud ilmne nende südameis. Mattiuse 25, Rooma 2. Seega, isa, Jumal on õiglane ja aus. Inimesed ei lähe põrgusse nii-öelda juhuslikult. Lõpuks on veel üks päris kindel põhimõte. Inimesed, kes pole kuulnud ega uskunud evangeeliumisse, on tõsises ohus. Kuid piiblis on piisavalt lootust, et ka evangeliseerimata inimestel on pääsemisvõimalus, siis ei ole meil selle kohta kindlust. Tõepoolest, kõik, millest meile räägitakse, paneb meid üha enam nägema vajadust inimeste evangeliseerimise järele. Kõik inimesed peavad saama kuulda. Kas lähevad siis kõik mittekristlased põrgusse? Ma võin kindlusega väita, et kõik inimesed on ilma Kristuseta neetud, kuid mitte, et neetud on kõik inimesed ilma ilmse usuta Kristusesse. Kindlalt võin ma öelda, et inimesed väljaspool usku on ohus ja vaid need, kellel on ilmne usk, pääsevad kindlasti. Kuid mul pole kindlust, et nad kadunud pole. Ma tean mõnda juhtumit. Vanatestamendi usklikud, lapsed, vaimse häirega inimesed, kelle puhul pääste ei kehti ja nii tuleb mul iga juhtumi puhul eraldi lasta Jumalal otsustada, mis on õige ja õiglane. Otsusta tunda Jumalat vaid läbi Jeesuse Kristuse, isa, ja rahune maha. Kui Jumal on selline, millisena ta Jeesuses Kristuses on ilmunud, siis mõistab ta maailma üle kohut parimal võimalikul viisil. Ühel päeval me näeme seda. Sinu ainus mure peaks olema praegu see, et mitte olla inimeste hulgas, kes teadlikult otsustavad Kristuse hüljata. Otsusta uskuda. Võta ta vastu kui oma issand ja päästja. Las põrgu olla Jumala mure ja mitte sinu mure. Kogu minu armastuses, Greg.